Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Kagu Raadio. Toomas Pauri autorisaade. Tere, algamas on Toomas Pauri järjekordne autorisaade ja nagu ma juba olen öelnud, kevad võimutseb ja temperatuure tuleb ainult juurde. Meile küll ei tule, aga üritab vähemalt. Aga kõigepealt ma tahan tänada kõiki inimesi, naisi, mehi, daame ja härrasid, kes õnnitlesid mind tähtpäeval suuresti tänada. Aitäh teile kõigile. Ja minu saatekülaliseks täna on Kalju Tamme, doktorant. No doktori kraadikaitsjad sa järgmise aasta raudselt ära. Tere ka minu poolt siis ja seda ma küll ei julge niimoodi öelda, et ma järgmine aasta hakkan doktori kraadi kaitsema. Et eks näis, kuidas läheb ja eks ma ikka proovin selle ära teha, aga millal täpselt, seda ma ei julge öelda. Vähemalt õpid? Jaa, kindlasti püüan edasi. Sa oled õppur? Jah, ma õpin. Noor õppur. Peab 2 meetri pikkune. Eile, kui see Iraanist rääkis mees, ütles, seal elasid mingi hõimud, kes olid 2 meetri pikkused, aga sa oled peaaegu selle lähedale. No nii, esimene küsimus tuleb sulle siis sellest, et aatomieelektrijaamast on pikalt räägitud ka siis, kui mina olin Riigikogus, vaidlesid, lärmasid, aga kuhugi ei jõutud ja miks Eestis see jälle kerkib esile, ehitame endale aatomieelektrijaama ja mis on see aatomieelektrijaama võlu, mis ta meile annab, kui me ta lõpuks valmis saame? Miks Eestis see aatomieelektrijaama? Põhjuseid on tegelikult palju. Et alustades kasvõi sellest, et aatomieelektrijaam reostab tunduvalt vähem pindala ühiku kohta kui tuulikud või päike, et tuleb aru saada sellest, et aatomieelektrijaam, ta on üks hoone, põhimõtteliselt ta on ühes kohas ja ülejäänud Eestit ta ei riku ära. Aga kui praegu vaadata, kuidas meil neid tuulikuid tahetakse rajada, no see on lihtsalt kohutav, et kokku tahetakse teha üle 100 erineva tuulepargi ainuüksi. Ja seda võimsust, mida tahetakse nagu saada, on ka üle 7000 megavatti. Aga Eesti tarbimine on ainult 1000 megavatti. Ja see ainuüksi juba näitab ka seda, et tuulik või tuuleenergia kui selline ei ole efektiivne. Et seda tuleb nii palju rohkem ehitada, kui tegelikult vaja on. Aga nüüd tagasi natuke aatomieelektrijaama puhul, et siis üks põhiline asi, millega hirmutatakse, on saaste ja teine on siis nii-öelda tohtlikkus, et teeb pauku. Reaalsus on see, et tuumaelektrijaam ei saa põhjustada tuumaplahvatust. Selleks, et tuumaplahvatust põhjustada, peab olema tuumakütus või see radioaktiivne aine peab olema rikastatud ligi 95% peale. Tavaline tuumajaam töötab 5% rikastusega materjaliga. Ja alles eile oligi mul ülikoolis loeng, kus toodi välja, et 1 teravatt-tund energiat tahab 43 kilogrammi radioaktiivset materjali. Eesti aastane energiatarbimine on 8,7 teravatt-tundi. See tähendab seda, et me peame kasutama 375 kilogrammi
radioaktiivset isotoopi uraan 235. Lihtsalt, et inimesed aru saaksid, kui palju see on 9 2-liitrist pudelit. 9 2-liitrist pudelit on see radioaktiivne materjal. Aga kuna ainult 5% kogu tuumakütusest on see radioaktiivne isotoop, siis seetõttu meil on kokku vaja umbes 400 liitrit seda radioaktiivset materjali. 400 liitrit, kui te mõtlete nüüd natuke nende valgete konteinerite peale, need on 1 kuupmeetris konteinerid tavaliselt, ja või mõelge siis kas või niimoodi, et 40 sentimeetrit korda meeter, see on kogu see radioaktiivne kütus, mis on 9 aastaks vaja tuumaelektrijaamale. Ja seda on lihtsalt koguseliselt on seda nii vähe, et seda tegelikult ei olegi vaja nii-öelda salvestada, sest seda materjali praktiliselt pole. Et kui meile räägitakse näiteks Paldiski hüdrosalvestist, siis see peaks tegema 750 meetri sügavusele suured 400 meetrit korda 50 meetrit korda 30 meetrit augud ja neid peaks 9 tükki olema selleks, et see siis vett täis lasta. Ja see võimaldaks meile voolu anda umbes 6 tundi Eesti keskmist tarbimist. 6 tundi ainult. Aga kui me selle asemel, et sinna neid suure auke kaevaksime maa alla, kui me lihtsalt lükkaksime selle 400 liitrit seda kasutatud tuumakütust sinna alla, siis oleks meil ka, põhimõtteliselt salvestusega oleks nagu lõplikult probleem lahendatud ja 750 meetri sügavuselt igasugune kiirgus võib kohe ära unustada, sealt ei tuleks mitte midagi välja. Ehk siis, seda tegelikult ei oleks. Et see salvestus või see tuumakütuse hoiustamise või see reostuse probleem, see on lihtsalt välja mõeldud probleem tegelikult, sest see kogus on lihtsalt niivõrd väike. Ja teine asi, mis on see, et Eestis on fosforiit ja mida tahetakse praegu hakata suure hurraaga kaevandama ja seda siis välja müüma Kanadasse või kuhu iganes. Ja see fosforiit sisaldab 10–70 ppm. ppm tähendab osakest miljoni kohta, particle per miljon. See kontsentratsioon on natuke liiga madal, selleks, et praegu oleks majanduslikult tänapäeva tehnoloogiaga mõttekas seda kaevandada uraani saamiseks. Küll aga... Omale tasub. Jah. Küll aga tehnoloogia arenedes see asi muutub kasulikuks. Ja siis ongi täpselt see, et me peame mõtlema, kas me võtame praegu selle võimaliku energiaallika ja lihtsalt parseldame maha ja aseme selle uraani raisku, või me ootame natuke aega, arendame Eestis ise tehnoloogia välja, millega saaks seda äkki paremini kaevandada ja siis oleks meie energiaprobleem lahendatud 100 aastateks. Sest nagu ma ütlesin, Eesti energia tarbimine kokku tähendab 55 tonni aastas. Selleks, sealt tuleb siis välja puhastada see 5% kütus, seda tuleb 400 liitrit, aga Eestis on fosforiidis hinnatud 145–195 000 tonni uraani. Ja meil on vaja 55 tonni aastas. Ehk Eesti energia tarbimine tegelikult oleks sellega lõplikult nagu väga-väga-väga pikaks ajaks lahendatud. Ja tegelikult on ka tehnoloogiad, millega saab seda praegu ümbertööteldud uraani juba, korra läbi kasutatud uraani saaks tegelikult veel ümbertöödelda ja veel ümbertöödelda, et see lihtsalt annaks meile tegelikult ka puhta ja juhitava energia, millega me ei reostaks ära tervet Eestit, sest praeguse tuuleenergiaga on selge, et infraheli on inimestele kahjulik ja sellega reostatakse ära terve Eesti, sest nagu ma ütlesin, ainuüksi neid parke on Eestisse planeeritud üle 100 ja sinna me ei võtnud arvesse või üldse mereparke, mida tahetakse teha 2 korda rohkem ja ainuüksi näiteks Saarde 2 merepargi ala on 250 ruutkilomeetrit. Selle võimsus on 2400 megavatti, tuletan meelde, Eesti keskmine tarbimine on ainult 1000 megavatti ja selle pindala on 250 ruutkilomeetrit, võrdluseks Võrtsjärve pindala on 270 ruutkilomeetrit ja see on ainult üks merepark, mida plaanitakse teha. Ja need maapargid on ka üüratu suured ja
nad ei anna meile stabiilset voolu ja kõik need muud ressursid, mis on juurde vaja, need teevad selle asja lihtsalt lõpuks väga kalliks, sest juhitamatutele tootmistele peab alati olema juures mingi ajaga salvestus, minimaalselt 4-6 tundi ja lisaks tagavarasüsteem, näiteks soojuselektrijaam gaasijaama näol. Ja siis ma tegingi lihtsad arvutused, et võtsin Auvere, mis olevat maksnud 610 miljonit, siis võtsin sellele võrdväärse koguse tuulikuid, nende kasutegurite arvestades, mis on 20% umbes, ja sinna veel 6-tunnise salvestuse, ja ma sain siis, et sama süsteem tuulikute näol läheks maksma umbes 3 miljardit. 3 miljardit tähendab 3000 miljonit, ja Auvere maksis ainult 600 miljonit. Ehk siis see hinnavahe on tegelikult 5-kordne. Ja kui me näiteks vaatame Soome hindasid, et eelmine kuu vist oli Soome keskmine energiahind oli 44 eurot megavatt-tund. Jällegi, selline hind saab tuulikust tulla ainult sellest, kui riik seda subsideerib, ehk siis tegemist ei ole kasuliku äriga. Ehk siis iga inimene ise maksab omast taskust tuuleärikatele juurde, sest kui ma arvutasin võimsuse korda tööaeg ja siis jagasin selle ehituskuludega, me saame, et ainuüksi selline arvutus annab meile juba 48 eurot megavatt-tunni kohta. Aga siis sa peate sinna juurde arvestama veel tööjõukulud ja hoolduskulud, mis tõstavad selle hinna juba vähemalt 20-30% kõrgemaks, ehk siis 63 midagi sinna kanti, ja siis utiliseerimiskulud, mis on ka vähemalt 10%, see saate juba 70 eurot megavatt-tund. Ja kuna ükski firma tegelikult ei tohi töötada netonulliga nii-öelda, ta peab ikkagi kasumit teenima, siis alla 100 euro maismaa tuuliku puhul ei ole tegelikult reaalne hind. Ja meretuuliku puhul on see hind veel umbes 2 korda kõrgem. Ütleme, et kui rääkida aatomi jaama ehitusest, siis ta sobiks sinna Narva, seal on palju või suur jõgi ja mis on vaja sinna jahutuseks ja fosforiit on meil olemas, mina ei teadnud seda, et sealt saab uraani. Kas uraani saab ka näiteks põlevkivist? Jah, uraani võib ka põlevkivist saada, aga uraani kontsentratsioon Eesti põlevkivis on väga väike, et ennem oleks kindlasti mõttekam fosforiiti kaevandada selleks, aga veel kord, ainuüksi fosforiidis olevat uraani on nii palju, et sellest saaks sadadeks aastateks ja 100 aastaga me leiame kindlasti mingi parema energiatootmisviisi. Aga põhjuse, miks seda rajada Narva või Põhja-Eestisse sinnakanti on mitmeid, et esiteks on seal tegelikult juba meie elektrivõrk on sedasi üles ehitatud, et see saab alguse Narvast. Teiseks just nimelt see sama, et seal on jõgi ja vett on palju lähedal. Ja minu arust on see tegelikult ka suhteliselt hea ausalt öeldes riigikaitseline objekt, sest kui me praegu vaatame Ukraina sõda, siis väga palju pommid üle Zaporožne ja tuumajaama ei lenda. Et see kaitseks põhimõtteliselt Eesti idapiiri selle koha pealt. Aga jah, teine asi on see, et see hoiaks ka Narvas nii-öelda elu töös ja kuna meie võrk juba praegu sobib sellele, seda, et nagu ühest suurest kohast tuleb palju energiat, siis see oleks kõige lihtsam teha, sest jällegi, kui me peame hakkama kõike 100 tuulikuparki nagu ühendama nendesse olemasoletesse võrkudesse, juba see võrgutasud lähevad tohutult kõrgeks. Me hakkame sealt pealt juba, ma ei tea, 20, 30, 40, 50% juurde maksma praegustele niigi kõrgetele võrgutasudele, aga kui meil oleks suur elektrijaam Narvas, tuumaelektrijaam, siis sealt võrgutasud ei muutuks. Ja veel kord, meil oleks siis ühtne, stabiilne, usaldusväärne elekter olemas. No ütleme, et aatomilektrijaama, kas meil inimesi on, kes seda tehnoloogiat ja oskavad selle asja üles ehitada? No ütleme, et need seadmed saab osta ju välismaalt, eriti. Jah, selles mõttes tuumajaam on suuresti lihtsalt soojuselektrijaam. Et kõige keerulisem, mis seal on ikkagi see reaktor ja Eestis praegu kompetentsid reaktorit ehitada ei ole, aga just nimelt, nagu saatejuht mainis, reaktori saab osta ja selle saab tellida. Tegelikult ju enamus kõrgtehnoloogiat ikkagi me
impordime välismaalt, et me ise ei ehita Eestis autosid näiteks, aga ometi igapäevaselt kasutame autosid. Need kõik on samamoodi sisse toodud, et miks me ei peaks siis uskuma, et me kutsume siia mingi Siemensi või mõne teise tuntud usaldusväärse firma, ja Lõuna-Koreas on tuumareaktori ehitamiskogemus Siemensi näol olemas, et las nad tulevad siia, ehitavad meil selle reaktori ja me võime seda töös hoida, sest tuleb aru saada sellest, et kui keegi räägib, et meil praegu puudub kompetents tuumajaama juhtimiseks, siis ega tuumajaam ei teki üleöö. Et sellest hetkest peale, kui nii-öelda kopp maasse lüüakse, läheb vähemalt, ma ei tea, 5-6 aastat aega, et see asi püsti saaks, aga selle ajaga juba tegelikult suudaks välja koolitada ka see personal, kes seda tuumajaama tegelikult töös hoiaks. Ehk siis see jälle, et meil puudub kompetents, see on jällegi väär põhjendus, et selle kompetentsi saab selle aega luua, kui seda jaama ehitatakse. Ütleme, võtame siis, et aatomilektrijaam on kasulik, ta toob meile lisaväärtust, teiseks meil on endal maavara, ehk uraani saab toota fosforiidist. Kas see fosforiid või selles fosforiidist uraani tootmiseks peab olema ka mingi uu tehnoloogia rajama? Ja selle kindlasti peab olema fosforiidist uraani väljavõtmiseks peab olema maagipuhastusjaam ja töötlemine ja see loob ka tegelikult kõrge väärtusega töökohti, aga mis kõige tähtsam tuleb aru saada, et meie praegune riik tahab nii või naa seda fosforiiti kasutusele võtta, aga praegu nad tahavad seda lihtsalt nii-öelda väetiseks toota. Väetis võib maha müüa. Jah, ja seda nii-öelda vähe väärindada. Et kui me hakkame oma enda maavarasi väärindama, siis me peaksime seda väärindama võimalikult kõrgelt ja võimalikult hästi kasutavatelt Eesti jaoks. Me peame lähtuma Eesti huvidest, me peame lähtuma sellest, et meie maavarad võimalikult hästi Eestit teeniksid, mitte et me hakkame lihtsalt odavat ressurssi välja müüma, sest selline riik, mis müüb oma maavarasid odavalt välja, on koloonia, see ei ole iseseisev riik tegelikult. Ja me peame otsustama, kuidas me oma maavarasi käitume, millist majandust me ehitame, kas me tahame lihtsalt sellist majandust, mis viib Eestist väärtust välja, toorainet välja ja ei väärindada seda siin ja sedasi raiskab tegelikult meie maavarasid või me tahame ikkagi sellist majandust, mis meile ka reaalselt rikkust sisse toob ja kõrgtehnoloogiat ja meie riiki arendaks. Et see on küsimärk, millele peab iga inimene mõtlema ja vastama, et millist Eestist ta tahab, kas ta tahab sellist Eestit, mis on koloonia, kust lihtsalt asju röövitakse või ta tahab sellist Eestit, kes kasutab ise oma ressursse. Ütle, kas selle fosforiidist uraani tootmist on laboris Eestis uuritud ka? Seda ma täpselt ei tea, aga maailmas ikka on. Kindlasti on võimalik maake rikastada, seda on kindlasti teada. Ja minu teada Nõukogude ajal Eestis ka kaevandati uraani, aga veel kord, selle tehnoloogia, mis praegu olemas on, seda ei ole mõtet teha. Aga see ei tähenda seda, et me ei võiks ise seda tehnoloogiat välja arendada või vähemalt oodata, kuni see maailmas välja arendab. Et isegi kui me ei saa Eesti uraani kohe hakata tuumajaamas kasutama, siis me saame hakata seda paari aasta pärast, võib-olla 10 aasta pärast. Et meil ei ole mõtet praegu oma fosforiiti lihtsalt väetise pähe maha parseldada. Tsahkna, meie välisminister Tsahkna, ole hea mees, ära sellega enam tegele, katsu, äkki saad selle välisministeeriumi juhtimisega hakkama. Siin on teised mehed, kes selle fosforiidiga tegelevad, me hakkame sellest uraani tootma. Aga ma küsin, et kui sa ütlesid enne, et kopp maha lüüa, kui palju sellest aega võtab, et see aatomilektrijaam püsti saab? Mitu aastat? See hinnanguliselt ongi 4-6 aastat tegelikult, et jaam püsti saaks. Miks öeldakse, et aatomilektrijaama või tuumaelektrijaama ei saaks ennem 10-15 aastat? Suuresti on probleem lihtsalt bürokraatias ja igasugusel sellistes asjades. Et see võtab rohkem aega, kui tegelikult jaama enda ehitamine tõenäoliselt. Ütleme, see tänane Eesti valitsus, ma ei tea, kas neil on nii palju tegevus, nad tahavad kuidagi sõda jätkata ja oma energiat sinna, aga mõtlesin, et tegeleme oma aatomilektrijaama ehitamisega ja tehke üks otsus ära, et me teeme aatomilektrijaama Narva ja teeme selle komisjoni, kes hakkab neid võimalusi uurima, mis kõige tähtsam, ja et oleks just algatusrühm, kes hakkab sellega tegelema, nagu sa ütles, 5-6 aastat läheb sellega ja samal ajal tegevad ka, hakatakse ka tööd tegema näiteks fosforiidi siis uraani tegemisega. Kas seda
üks veel, mis on inimesi hirmutanud, oli omal ajal Tšernobõl, kus käis põuk ja oli kahju kui suur. Et see hirm on ka inimestel paljudes laast. Ma kuulsin seda juttu ka, kui ma Riigikogus olin, et see on ohtlik asi, sellega võivad asjad halvasti lõppeda. Ükski asi ei lõppe halvasti, kui ta on hästi tehtud. Vaadake, tuleb aru saada, mis asi on nagu tuumaenergia üldse või tuumaenergeetika, et Tšernobõl toimus 80-ndate lõpus, aga tuumaenergia nii-öelda tavakasutajaline jõudis alles 60-ndatel. Ehk siis tegelikult see Tšernobõl toimus mingi 25 aastat pärast seda, kui tuumaenergia üldse kasutusele võeti. 25 aastaga see tehnoloogia ei olnud kaugeltki nii arenenud kui nüüd. Praeguseks on Tšernobõlist rohkem aastaid möödas kui see aeg, millal kui oli nagu tuumaenergeetika algusest Tšernobõlini. Alguseks, kui me loeme sinna mingi 57, 60 ja Tšernobõli, mis oli 80-ndate lõpus, või praegu 2025 või 80-ndate lõppu, need on juba praegu rohkem aastaid möödas sellest. Et tuleb ka aru saada, et jah, et selleks ajaks ei olnud see energeetika või tehnoloogia nii arenenud ja sellepärast, ei osatud nii hästi asjadega hakkama saada. Ja teine asi, mis peamine siiski on see, et Tšernobõlis tehti kõike valesti, mis võimalik oli, ja siis, kui lõpuks automaatsüsteemid ka ütles, et kuulge, et lõpetage ära see pull, siis öeldi automaatsüsteemile, et sina ole vait ja lülitati välja ja lasti selle sama jamaga edasi ja lasti käsi vastu taevast. Käsi juhtimisele, jah. Jah. Et seal hakkasid probleemid peale juba päeval, et energiatarbimised ei olnud niimoodi nagu plaanitud, siis seetõttu reaktor mürgitati ära põhimõtteliselt ja siis selle asemel, et reaktoriga nii-öelda õigesti ringi käia ja seda siis rahulikult tööle panna või puhastada, löödi talle mingid järsud muudatused sisse ja selle tõttu reaktor läks veel hullemaks ja pärast tuli välja, et oli juba selleks ajaks teada, et reaktori jahutusvardad on valesti ehitatud, sest mõned aastad ennem oli sarnane probleem ilmnenud tegelikult Peterburis minu teada, aga sellest oli Nõukogude Liidus lihtsalt maha vaikitud ja siis selle kõige tulemusena siis lõpuks lastigi see jaam vastu taevast. Ja veel kord, see plahvatus, mis ka Tšernobõlis toimus, ei olnud tuumaplahvatus. Tuumajaam ei saa teha tuumaplahvatust, sellepärast et kütuse rikastustase on liiga madal. Seal oli lihtsalt mingi gaasiplahvatus, gaasiplahvatus on see, kui lihtsalt mingi asi hakkab auruma ja siis lõpuks see rõhk läheb liiga suureks ja lööb selle asja, mille sees ta on, lööb lihtsalt rõhuga pilvasteks. Ja see on see, mis juhtus Tšernobõlis. See, mis juhtus Fukushimas, oli vesinikuplahvatus, aga tuumaplahvatust ei saa toimuda tuumaelektrijaamas. Ja vaata, kahju ongi selles, et kui me tahame ühte head asja teha, mis on meile kõigile kasulik, siis hakkavad teatud inimesed rääkima ja hirmutama, näed, mis oli seal Tšernobõlis, aga nagu sa ära põhjendasid, ei olnud need asjad niimoodi, nagu meile siin ette räägitakse. Võtame selle teema siis selle saate poole kokku, et aatomilektrijaam on esiteks vajalik sellepärast, ja et me saame kasutada ka siis oma maavara ja kolmandaks, et ta on odav. On niimoodi või? Kas ta just kõige odavam on, seda mitte, aga ta annab meile stabiilse elektri, me saame kasutama enda ressurssi, ta ei reosta, ta reostab kõige vähem üldse energiatootmisviisidest, ta on kontsentreeritud ja ta on usaldusväärne. Ja aga võrreldes kõige muuga, ta on pikalt kõige puhtam elektrijaam. Nagu seal ei ole mitte mingit võrdlust. Isegi kui me ei räägi pindala reostusest, isegi kui me räägime puhtalt sellest CO2 reostusest, siis juba ainuüksi selle poolest on aatomilektrijaam puhtam kui tuulikud. Kusjuures veel kord, tuulikutele on vaja tagavara elektrijaamu. Kõige tihedamalt tahetakse teha neist gaasielektrijaamad. Gaasielektrijaamaga aga kaasnevad lekked. Mitte ükski gaasitrass ega gaasiinfrastruktuur ei ole täielikult lekkevaba. Ja tuleb aru saada, et kasvuhooneefekti ei põhjusta ainult CO2. Seda põhjustavad praegu kõik gaasid. Ja metaan, mis on valdav enamus maagaasist, mida gaasijaamades köetakse, on 85 kuni 87 korda tugevama kasvuhoonegaasi efektiga kui CO2. Ja gaasijaamades on lekked alati 2 kuni 10%. Ehk siis ainuüksi see metaani leke, see juba tekitab väga tugeva kasvuhooneefekti võrreldes CO2-ga.
mitte, et ma või mitte, et ma nii-öelda CO2 tõttu kliimamuutuses siin väga usuksin, aga lihtsalt probleem on selles, et selle kliimamuutuse all süüdistatakse alati ainult CO2, aga samas tehakse lolluseid, mis tegelikult omavad ise juba tugevamaid efekte, nagu ma ütlesin, et kui me hakkame suure hurraaga metaani kõvasti tarvitama selleks, et CO2 vähendada, aga metaan on 100 korda praktiliselt, põhimõtteliselt 100 korda hullem kasvuhoonegaas nende enda jutu järgi, siis et lõpetame 1% asja kasutame ära ja asendame selle 100% hullemaga, et see ei ole loogiline. Ehk siis, kui me peame tuulikuid kompenseerima veel reostavama asjaga, siis see ei ole mõttekas. Aga selle asemel olekski nagu mõttekas teha üks puhas jaam, milleks oleks tuumaelektrijaam, mis ei reostaks, sest seal ei ole vaja teil mingit tagavara gaasijaamu. Seal ei ole vaja igale poole ehitada erinevaid parke ja seda materjali me saaksime kaevata Eestist. Kas kohe? Ei, me peame kõigepealt tehnoloogia välja mõtlema, aga praegu tahetakse teha lihtsalt avatud kaevandusi, mis on kõige reostavam kaevandused üldse. Kui nüüd mõtelda, et aatomilektrijaama on vähemalt mitukümmend aastat Eestisse arutatud ja kuhugi pole välja jõutud, et mis sinu arvates noore mehena peaks kõigepealt hakkama, kust otsast peaks kõigepealt hakkama kohe ja kiiresti tegelema? No, kõigepealt tulekski ära otsustada, aru saada, et see nii-öelda Euroopa rohepööre on suremas. See asi kukub kokku, sest see lihtsalt ei ole see ei ole majanduslikult efektiivne. Tuleb sellest aru saada. Siis tuleb aru saada seda, et selleks, et riigist saaks arenenud riik, sellel riigil peab olema odav energia ja usaldusväärne energia. Ja meile saab seda pakkuda pikas perspektiivis ainult tuumaelektrijaam. Lühikeses perspektiivis, jah, kivisüsi või see põlevkivi, me saame seda veel edasi kasutada, aga me peaksime kasutama seda näiteks 20 aastat ja selle ajaga tuumaelektrijaamad püsti saama ja siis hakkama põlevkivit vähendama samal ajal, kui me tuumaelektrijaama suurendame. Ehk siis meil ei tekiks energia puuduolekut ega ka julgeolekukriisi selles mõttes. Et see oleks nagu see päriselt reaalne viis, kuidas Eestit peaks energeetikas toimima. Aga see, kui me ehitame siia kõik kohad need tuulikud täis, mis ei anna meile tegelikult usaldusväärset elektrit, see ei lahenda mitte midagi. See lihtsalt teeb kõik asjad kalliks ja rikub keskkonna ära. Sest reaalsus on see, et infraheli, mida tuulikud emiteerivad ja emiteerivad palju, mõjub ka tervisele väga halvasti ja see, et meil on 100 kohta Eestis, kus seda infraheli reostus tuleb 10 kilomeetrise raadiusega, tulemus on see, et mitte reostatud kohta Eestis praktiliselt varsti ei eksisteeri enam. Me hakkame kõik meelega siia samma Põlva kolima, sest siin on radari keelutsoon ja siia ei tohi need tuuganid püsti panna, aga nagu kogu muu Eesti saab olema reostatud. Ütleme nüüd, tuli uus valitsus küll lonkavatel jalgadel, aga kas seal on, sa näed kedagi sellist, kelle juurde sa kui tulevad doktor minna ja ütleb, et me hakkame tuumajaama ehitama, et ma teile sellest rääkida terve päev otsa. Esiteks ma ei kutsuks seda valitsust uueks valitsuseks, lihtsalt visati üks koalitsioonipartner välja, üritatakse teha temast nii-öelda patuoinast, aga jah, see selleks. Teiseks, kas meie praeguses valitsuses on kedagi, kellel oleks piisavalt palju ma ei tea, mõistust, et aru saada, et praegune energeetikapoliitika on jama, ei ole, sest inimesed nagu Tallinna Tehnikaülikooli professorid ja teadlased on juba tegelikult rääkinud neile, et see tuulikute jama on absurd, see ei toimi, Arvi Hamburg, kui ma õigesti mäletan, on seda rääkinud ja siis veel osad ja neid lihtsalt ignoreeritakse. Paraku praeguses valitsuses mina küll mingit kompetentsi ei näe. Mida me räägime, kui meil pannakse, ma ei tea, inimene, kes on elus oma jutu järgi näinud vasika sündimist, pannakse maaeluministriks, sest ta arvab, et ta suudab sellepärast maaeluminister olla, et seal ei ole mitte mingit kompetentsi. Kuhu ta oskab kalatuda? Väga hea. Ma huvitav, kas ta puiduga kütta ka oskab? Seda me ei tea. Aga te ütleme, et jah, on siin kuhugi komisjoni kutsutud sind rääkima või nõu andma või? Ei ole. Sa oled nii professionaalne praegu, ma tean, kas üks meest veel on peale sinu? Kindlasti on inimesi Eestis, kes teavad tuumaenergiast nii mõndagi, aga
mina olen viimasel ajal uurinud eriti palju tuulikute infraheliga seoses ja see riigipoolne vastukaja, mis ma olen saanud, see on pehmelt öeldes absurd. Ma olen näinud, kui on kutsutud professoreid ja laborijuhatajaid saadetesse, kus nad peavad siis ütlema, et tuulikute infraheli ei ole ohtlik, ometi nende enda artiklid 5 aasta tagused tulevad välja, kus nad ütlevad, et infraheli relvi tehti ja kasutati, ehk siis jutt on 180% 180 kraadi vastupidi sellele, mis ta alguses oli. Siis ma olen näinud nii-öelda tarku inimesi, kes ütlevad, et füüsikaõpetaja, kes kirjutab, et ei, infraheli on nagu iga teinegi akustiline laine ja seetõttu ta ei saa midagi hullu olla. See on põhikooli tasemel akustika kirjeldamine, aga tegelikult on hoopis midagi palju keerulisemat. Et see on sama nagu öelda, et radioaktiivsus ei saa, või gammaradioaktiivsus ei saa olla kahjulik, kuna see on elektromagnetlainetus osa, aga ongi see, et elektromagnetspektrumil ehk see elektromagnetlainetuse spektrumil on erinevates lainepikkustes on erinevad omadused ja kui me räägime infrahelist, siis sellel on ühed omadused, kui me räägime kuuldavast helist, sellel on teistsugused omadused ja nii edasi ja ei saa arvata, et kuna ühtedel vahemikel või ühtedel sagedustel kahjulik omadus ei ole, et siis ka teistel ei ole. Ja jällegi, et küsimus on ka alati koguses, et mis võimsusel lainetusest me räägime, mis tugevusel see lainetus on, et sellel on vahe sees, kui te lähete kõlari ette ja keegi sosistab teile sealt kõlarist midagi, või see, et te lähete rock-kontserdile, panete oma bassikõlari kõrvale ja siis lasete need kõrvakiljed puruks. Aga infraheli ei mõju ainult kuulmissüsteemile või kuuldeorganitele, ainult kõrvadele. Tuleb aru saada, et kehal kõikidel organitel on oma võnkesagedused ja need oma võnkesagedused jäävadki sinna infraheli vahemikesse ja infraheli mõjub ka sinna. Ehk siis, meil tuuakse näiteks tihtipeale õigustuseks sihukest juttu, et Euroopa direktiivid või Euroopa standardid ütlevad, et kui ei kuule, et siis on ohutu. Füüsikalisest seisukohast on täiesti absurdne, et see, kas inimene midagi tajub või mitte, see absoluutselt ei ütle, kas see talle mingit efekti omandab või mitte, et kas sellisel juhul pime inimene ei saaks üldse kiiritushaigust saada või, sest ta ei näe ju. Et selle ploki lõpetuseks ma ütlen, et head tänased valitsejad ja riigikogulased, kes te olete seal 101, palun alustame aatomilektrijaama teemaga ja võtke see tõsiselt käsile ja Eestis on piisavalt mehi, kes teavad ja oskavad sellest rääkida, võtke nad kampa. Nüüd me teeme väikese muusikelse pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Kalju Tamme. Toomas Pauri autorisaade. Jätkame saadet, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Kalju Tamme. Kuidagi on, ma imestan, et nii palju daamisid võitleb tuulikute vastu, et pidevalt ka minul saatakse palveid, et ma tooks targa mehe, kes sellest räägib seal nendest tuulikutest ja nende olemusolust, et miks naised on täna aktiivsemad kuidagi tuulikute vastu võitlemises. Ma tahan neid kiita, te olete tublid. Sellele küsimusele, miks naised on aktiivsemad, sellele ma küll nagu otseselt vastata ei oska, aga samas selle pealt, et kuidas nagu riik käitub, riik käitub nagu väga-väga jõhkralt. Et korraldatigi näiteks kohalikud omavalitsuste juhtide ja kliimaministri kohtumine Vändras, mis oli kinnine kohtumine, kus õpetatigi siis nii-öelda KOV-idele, kuidas tuulikuvastasusega toime tulla. Samuti korraldati Põltsamaal mingi kohtumine, kus kohalikud omavalitsused käisid ja said kokku, et kuidas hakkama saada vastuseisuga jällegi. Ja nüüd Valgas alles hiljuti oli ka arutelu, mida peavad kohalikud omavalitsused korraldama selleks, et mingid planeeringud heaks kiita. Ka seal saadeti ennem kiri laiali, et ainult Õru küla inimesed tuleksid kohale, et teised inimesed ei tohiks tulla, et see hakkab neid segama, et see näitabki nagu suhtumist. Täpselt samamoodi, kui meediasse kutsutakse ainult nii-öelda kiitvaid inimesi ja kes mängivadki maha tegelikult probleeme
ja üldse ei tunnistagi neid ja noh, nagu ma ennem välja tõin, et kui räägitakse, et kui inimene räägib 5 aastat tagasi, et kasutatakse infraheli relva ja nüüd tuleb saatesse ja ütleb, et infraheli ei lähe nahast kaugema, see on absurd, et see näitab seda kahepalgelisust viisakalt öeldes ja see on väga-väga ränk vaadata ausalt, et see on tõesti ränk vaadata. Aga kas, ütleme, et jah, me tegime siin juba sinu abiga selgeks, et tuumajaam on Eestil kõige kasulikum, aga nüüd käib see hirmus tuulikute üles panemine ja kas see on nagu läinud juba kontrolli alt välja, muidugi natuke pannakse ka neid päikesi patareid ja üks siin hiljuti teatas, et kui me paneksime terve Võrtsjärve suuruse ala päikesi paneele täis, siis on Eestis kõik elektrienergia olemas. Ega päike ei paista ju. Esiteks juhitamatute elektritootmisviisidega ei saa mitte kunagi täpselt niimoodi, et sul on nii-öelda kogu vajadus täidetud, sest paratamatu päike ei paista kogu aeg ja tuul ka kogu aeg ei puhu. Aga sellele küsimusele vastusele, et kas on juba asi nii-öelda kontrolli alt välja läinud, vastus on jah. Et kui meil on maa peale planeeritud juba üle 7000 megavatti planeeringuid, merre tahetakse teha üldse mingi 15 000 ja veel kord, Eesti tarbimine on ainult 1000. Ehk siis tahetakse planeeringuid teha juba üle 22 000 megavatti, sinna juurde päike veel mingi 1200 ja tagatipuks meil peab olema kogu aeg ikkagi mingi juhitav tootmine ka taga, et hoida sagedust, siis ei ole panna seda kuskile. Et küsimus ongi see, et kui need planeeringud realiseeruvad, et mida teevad eestlased siis, kui tuult on ja mida teevad siis, kui tuult ei ole. Kui tuult ei ole, siis on jama, sest ei ole milleski elektrit toota, aga probleem on ka siis, kui tuult on, sest kui see kogu 7000 megavatti hakkab tootma, siis see ikka kukutaks võrgu kokku lihtsalt. See võrk Eesti võrk ei suudaks seda vastu võtta, sest puuduks tarbimine. Ja selle tulemusena peab hakkama lihtsalt sundima need tuulikuid seisma, isegi siis, kui tuul on. Mis tähendab seda, et tuulikute kasutegur väheneb, mis tähendab seda, et tuulikud peavad vähemalt toodetud megavattidega oma hinna tagasi teenima, mis tähendab seda, et keskmine megavati hind läheb ülesse, ehk siis see hakkab jällegi energiat kallimaks muutma, et jah, ja vahepeal räägitakse siin sellist juttu, et hakkame nende väga suurte koguste juhitamatute elektritootmisviisidega tootma vesinikku. Ka see on tegelikult absurdne mõte, sellepärast, et 1 kilogrammi vesiniku tootmiseks oleks ideaalis vaja vähemalt 10 kilogrammi magevett, puhast magevett. Aga kui te hakkate tootma seda vesinikku sukses koguses, et te kasutaksite ära mingi 5000 megavatti või midagi taolist, siis te rikuksite lihtsalt Eesti kogu põhjavee ära, sest te pumpaksite selle kõik välja ja teeksite sellest elektrolüüsiga vesiniku. Ja see ei ole ka väga mõttekas, et meil oleks nagu vett ka vaja ikka inimestena, ja ei saa kasutada näiteks Balti mere vett, ei saa kasutada, sest see ei ole puhas magevesi. Ehk see on jällegi reostus. Nii, siin inimesed on tundnud huvi ja ma olen siin kirja pannud, mis nad on minu käest küsinud, mina ei oska vastata, aga kas sa oskad? Mis on see tuuliku labast pöördumise heli? Lööklaine, impulsheli, akustiline jada? Lööklaine, impulsheli ja akustiline jada, okei. Akustiline võnkumine või akustiline lainetus ongi selles mõttes lööklaine, et akustiline lainetus on meediumis liikuv pikilainetus. See tähendab seda, et kui te mõtlete õhu peale, siis õhk koosneb osakestest, gaasiosakestest ja ühes kohas on neid osakesi rohkem koos ja teises kohas on neid osakesi vähem koos. Ja sellest tulebki siis, et see kõrge kontsentratsiooniga, see kõrge osakeste tihedusega osa ja madala, nende liikumine edasi, nad vahetuvad ja see ongi see pikilainetus, mis liigub, akustiline pikilainetus. Ja see ei liigu ainult gaasikeskkonnas, see liigub kõikides keskkondades. Nii, ja sellel on siis oma omadused, et mida tähendab sagedus? Sagedus tähendab seda, mitu korda see kõrge ja madal tiheduse muutus 1 sekundi jooksul muutub. Et kui on 1 hertz, siis on 1 sekundi jooksul 1 kõrge, 1 madal. Kui on 2 hertsi, siis on 2 kõrget, 2 madalat ja nii edasi. Ja see liigub siis nagu edasi keskkonnas
ja ei ole niimoodi, et kui see gaasikeskkond siis jõuab tahkise vastu, näiteks mingi seina vastu, et see siis ära kaoks. Ta läheb sinna sisse, ta annab sinna sisse oma energia edasi. Mida suurem on see sagedus, seda kergem on tahkisel seda peatada. Üldine akustiline reegel ütleb seda, et selleks, et peatada mingi sagedusega helilaine, peab olema takistuse paksus sama suur, nagu on helilaine lainepikkus. Lainepikkus on 1 hertsi puhul 343 meetrit, 2 hertsi puhul 171,5 meetrit ja nii edasi. See tuleneb sellest, et heli liikumiskiirus on 340 meetrit sekundis ja kui 1 sekundi jooksul jõuab üks laine sealt läbi minna, siis selle laine pikkus ongi see 344. Küll aga näiteks inimene kuuleb vahemikus 20 kuni 20 000 hertsi, see siis tähendab, et te peate seda 343 jagama 20 kuni 20 000-ga, siis te saate selle vahemiku, mida on vaja selleks, et peatada nii-öelda kuuldav heli. Ja siis te saategi sinna juba sentimeetritele ja sellepärast seinad suudavadki peatada kuuldavat heli, aga ei suuda peatada infraheli, sest infraheli laine pikkus on liiga suur, et sein seda peatada saaks, sest mitte keegi mitte kuskil ei ehita 340 meetri paksuseid seinu. Nii, lööklaine ongi lihtsalt see nii-öelda, kui see laine sinuni jõuab, sa saad selle akustilise energiaga pihta. Harmooniline jada on see, et akustilises laine koosneb erinevatest sagedustest ja harmooniline jada on selline sageduste järjestus, kus esimene sagedus on mingi sagedus, näiteks 1 ja siis harmoonilise jada moodustavad sagedused, mis on täisarv korda see esimene sagedus, ehk siis 1 hertz, 2 hertsi, 3 hertsi, 4 hertsi ja nii edasi. Kui baassagedus oleks 2 hertsi, siis harmoonilise jada moodustaksid 2, 4, 6, 8 ja nii edasi. Kui oleks 5 hertsi, siis oleks 5, 10, 15, 20, 25 ja nii edasi. Et kui palju on üle ilma üle 300 meetrilisi labadega tuulikuid ja siis see millistes riikides? Üle 300 meetriste labadega tuulikuid ei eksisteeri. Ei eksisteeri. Need tuulikud, mida tahetakse teha Eestisse, on tipukõrgusega 270 meetrit. See on tipukõrgus, see on siis nii-öelda laba pikkus pluss tornikõrgus. Nende rootori läbimõõt, ehk siis tiiviku läbimõõt on umbes 170 meetrit. Ja see tiivik ise on umbes 180 meetri kõrgusele ja kui sinna tulebki siis juurde, siis see 100 meetrit umbes see rootori läbimõõt, siis saadakse sinna 250 kuni 300 meetri vahele. Ja sellises mõõdus tuulikuid üle maailma on mõned üksikud minu teada. Vähemalt maa peal mõned üksikud. Et väga-väga-väga vähe. Valdav enamus Taani tuulikutest ja need, mis maa peal on seal mingid 80 meetrit kõrged ja 50 meetrit labapikkusega, ehk siis pool sellest. Mina tean, et Taanis on üks, võib-olla neid rohkem, aga mina tean ühte tuuleparki, kus on ka 260 meetrised tuulikud, aga see tuulepark asub rannast kas mingi 15 või 20 kilomeetri kaugusel. Aga meil tahetakse selliseid tuulikuid ehitada keset maismaad. Ehk siis maismaal selliseid tuulikuid minu teada maailmas ei ole. Võib-olla on mõned üksikud, aga minu teada, ma ei tea. Ja kui on, siis kuskil keset kõrbet tõenäoliselt, aga kindlasti mitte mingi kilomeetri. Aga me tahame nii teha. No, miks me tahame nii teha? Tegelikult tuleb aru saada, et see tuuliku äri, see Euroopa moodi rohepööre on tegelikult rohepesu. Ja seal on lihtsalt tohutud rahad taga. Et tuleb aru saada, et ühe tuuliku võimsus on 7 megavatti, mida meile plaanitakse. Ja 1 megavatti installeerimishind on umbes 1,5 miljonit. See tähendab seda, et ühe tuuliku hind on umbes 10 miljonit. Ja kui meile tahetakse püsti panna 1000 tuulikut maismaa peale, siis te saategi, et me räägime numbritest, mis on juba 10 miljardit. 10 miljardit, see on tohutu number, see on tohutu suur number. See on 10 000 miljonit. Ja kui inimesed arvavad, et selliste rahade nimel ei olda nõus et selliste rahade nimel ei ole inimesed nõus lollusi tegema, siis nad eksivad ja veel kord, see ongi suur pettus, seal ei ole, mina vähemalt ei näe seal mingit muud loogikat.
Kus tulevad detailid ja kes on kohalike arendajate taga, kellele allutakse ja kust rahastatakse? No kus rahastatakse, täpselt sedasama ka ei tea, et suuresti tõenäoliselt on see skeem püsti pandud sellele, et rahastama hakkavadki siis tulevikus nii-öelda need tarbijad, sest valdavalt firmad on välismaa firmad, toodetakse need tuulikud mujal, siin pannakse lihtsalt püsti, need firmad tahavad omal alati nii-öelda garantiisid ja toetuseid, nagu ma ütlesin, et kui Soomes saab müüa elektrit 44 eurot megavatt-tund, siis ainuüksi tuuliku püstipanemise hinnaks oleks juba 48 eurot megavatt-tund, ehk siis järelikult peabki mingid dotatsioonide või asjadega seda süsteemi üleval pidama. Ja dotatsioon tuleb riigilt ja riigile tuleb raha meilt, nii et lõppkokkuvõttes rahastame seda pulli meie, aga meie lihtsalt ei kontrolli seda. Kontrollivad poliitikud. No jah, nemad aga nemad otsustavad, kellele anda dotatsioone ja kellele mitte, et nagu ma ütlesin, et on selge, et see plaan saab toimida suuresti ainult tänu riiklikutele dotatsioonidele ja veel kord, kui need võimsused toodetakse liiga palju ja nad hakkavad üksteist piirama, sellepärast et sa ei saa hoida 7000 megavatti töös, kui võrk suudab vastu võtta ainult 1000 või 2000, siis tuleb hakata neid ise seisma panema ja kui te neid seisma panete, siis tuuliku eluiga ikkagi liigub või väheneb, aga ta kasumit ei tooda, järelikult tema kasutegur kukub ja see teeb kokkuvõttes elektri hinna kallimaks. Milliseid riske kannavad arendajad ja millised riskid jäävad kohalikele omavalitsustele? Millised riski kannavad arendajad ei kanna riske, sest neile antakse garantiid. Teine asi, millised riski annab? No riik kannab ja valdavalt ikkagi nad teevad enne mingid garantiinõuded ja lepingud ja värgid ja nii edasi, ega seal mingid suuri riske arendajatele ei tule. Millised riski COVID kannavad? Kohalikud omavalitsused saavad tõenäoliselt see utiliseerimise endale, et kui praegu arendajad on korduvalt küsitud, et kuidamoodi see tuulikute utiliseerimine hakkab välja nägema ja see hakkab suhteliselt varsti, sest erinevalt tavalisest elektrijaamast, mille eluiga on 60 kuni 100 aastat, tuuliku eluiga on ainult 20 aastat. Ehk siis 20 aasta pärast tuleb need tuulikud maha võtta. Aga kuidas see skeem tõenäoliselt hakkab välja nägema? See hakkab tõenäoliselt välja nägema sedasi, et 15-18 aasta pärast kuulutab arendaja välja pankroti ja ongi kõik ja siis peab selle tuuliku maha võtma kohalik omavalitsus. Ja see läheb kohalikul omavalitsus maksma miljoneid. Ja seda hakkavad siis nemad maksma. Hästi korraldatud. No loomulikult on hästi korraldatud, et ega tuleb aru saada, et tegemist ongi suure pettusega, nagu ma ütlesin, et odavat elektrit sealt ei saa tulla lihtsalt investeeringute tõttu ja dotatsioonidega siis pannakse need süsteemid püsti ja kui dotatsioonid ära kaovad ja tuulikute eluiga läbi saab, siis lihtsalt kulutatakse pankrot välja ja ongi kõik. Kuidas seadusandlus toetab või mitte? Elektriohutuse seadust ei ole, atmosfääri õhukaitse seadust keelab, mõõteriistu ei ole, utiliseerimine lahendamata. No kuidas ma sellele nüüd vastan, et kui loetakse ette, et meil pole mõõteriistu, meil pole seadusandlust, meil pole mõõteriistu, meil pole mitte midagi, et siis ma ei saa ju vastata, et kuidas seadus kaitseb, seadus ei kaitsegi, selles probleem ongi. Et paraku jah. Seadus ei kaitse, jah? No ei kaitse, meil põhimõtteliselt puudub igasugune infraheli seadusandlus, meil puudub väga-väga palju, ja nähes neid keskkonna hindamisakte, KSA-sid, keskkonnamõju hindamisi, need on ka absurdsed, et kuidagimoodi näiteks kui must toonekurg lendab üle tuuliku ala, siis arvatakse, et tegelikult GPS läks lolliks või et toonekurgel kasvasid mitmekilomeetrised jalad ja GPS läks sealt läbi, aga toonekurg ise läks mujalt või see on neid absurdsusi nii palju. Teine asi on täpselt see, et kui me räägime ikkagi tuuleparkidest, siis tegemist on ikkagi riikliku tähtsusega objektidega ja need on lükatud kohalikud omavalitsuste kaela ja selle tulemusena praeguseks siis pole mitte kellelgi õrna aim, kui täpselt kui palju kuhu kohta, millised tuulepargid tulevad ja mis on nende ühismõjud, millised on üle vallapiiride mõjud, sest vallad ei pea valdavalt selliseid mõju hindamisi tegema, mis ei ole nende valladega koos, või mis ei ole nende valla aladel. Et see on täielik katastroof, mis seal on seadusandluse poole pealt praegu toimub, et ja tagatipuks me hakkame tõenäoliselt veel saama Euroopa poolt trahve ka, sellepärast, et väga suur kogus tuuleparkidest tahetakse rajada metsaaladele, aga Euroopa rohedirektiivid
näevad ette, et neid alasid tuleb kaitsta ja tuuleparke ei tohi sinna rajada tegelikult ja siis tõenäoliselt lõpeb ka asi sellega, et raadamise käigus metsamaast tehakse mingi tööstusmaa, raadamine tähendab seda, et metsamaa hävitatakse ära ja siis, kuna see Euroopale mingil hetkel tõenäoliselt meeldima ei hakka enam, siis me pannakse trahvid kaela. Seda ma 100% kindlalt väita ei saa, aga tõenäoliselt see nii läheb. No saate alguses sa ütlesid, et neid tuuleparke on meil täna juba olemas, mis peaaegu garanteerivad meile selle energia võimsuse. No siin on see, et meil on olemas 700 megavatti tuuleparke ja minu teada 1200 megavatti päikesepaneele. No võib-olla ma päikesepaneelide numbri pealt eksin, aga ikkagi üle 300 on nüüd kindlasti ja nagu ma ütlesin, Eesti keskmine tarbimine on 1000 megavatti ehk siis teoorias peaks ju olema võimeline ära katma ja eks te vahest mõni suvi näete ka elektri hinda 0 eurot, aga reaalsus on see, et tuul ei puhu kogu aeg ja päike ei paista kogu aeg ja seetõttu sellest võimsusest ei piisa tegelikult selleks, et Eesti tarbimist ära katta. Üldiselt on vaja ikkagi mitmekordset üledimensioneerimist, ehk siis ma ei tea 3, 5, 6000 megavatti võimsust ja seda meil ei ole. Aga nagu ma ütlesin, selle võimsuse rajamisega kaasnevad igasugused probleemid alates kasutegurite vähenemisest, lõpetades infrastruktuuri ümberehitamise ja tohutute algsete investeeringutega. Ja lõppkokkuvõttes seda hakkavad kinni maksma riiklikud dotatsioonid ja riiklikute dotatsioonide jaoks raha kogume meie. Kuidas, kas kuskilt välisriigist mingi riik Euroopa Liidus kuidagi survestab meid nende tuulikute osas, on ta, nagu öeldakse, meil see näpuga näitaja, on siuke asi olemas või? No seda ma täpselt ei oska öelda, minu teada ei ole, sest Eesti on millegipärast lisaaktiivne. Üliaktiivne, et tegelikult energiatootmiskogus, mis peaks olema nii-öelda rohelistest allikatest, on juba Eestis rohkem kui küll, et seda Euroopa poolset survet ei peaks olema, aga nagu me oleme näinud meie üliaktiivsete poliitikute puhul, kes tahavad igasugu hullusi kiirkorras ära teha, eks nad siis võtsid selle ka kätte, et teeme siis selle lolluse ka kiirkorras ära, et oleme ikka tublid ja toredad ja aga jah, reaalsus on see, et selle ei ole mitte mingit mõtet. Meil ei olegi nii palju neid tuulikuid vaja ju. Ei ole. Meil on juba praegu rohkem, kui tegelikult meil peaks olema neid tuulikuid, sest nagu ma ütlesin, enamus energiast peab kogu aeg tegelikult pärinema juhitavatest jaamadest, sest need on need, mis tagavad sageduse. Kui sagedus paigast ära läheb, kukub võrk kokku, kui võrk kokku kukub, siis see lõpeb inimeste surmadega ja arvata, et ainult juhitamatutega saab korralikku võrku hoida, siis see lõpebki inimeste surmadega. Õnneks on siiski väga palju tublisid, eriti ma imestan neid naisi, kes minuga suhtlevad ja palusid siit saatesse, et sa räägiks sellest ja mul on väga hea meel, et sa tulid ja andsid neile ka väikese siis informatsiooni. Hea on see, et tuumast ei rääginud enam meil keegi aga ometi peaks sellest rääkima kogu meedia. Meil räägivad küll kõik sõjast ja kõik tahavad trummi põristada, aga see, mis oleks meile isiklikult kasulik aatomelektrijaam ja siis on see hullunud siis need tuulikud ja igavast suurte labadega veel elab. Ja reaalsus on see, et tuumaenergiast ikkagi natuke vahepeal räägitakse, aga liiga vähe. Ja mis kõige hullem ongi see, et tuumaenergia puhul on lihtsalt inimesed nii ära hirmutatud selle Tšernobõli ja Tšernobõli, aga natuke ka Fukushimaga, aga tuletan meelde, et Fukushimas ei surnud mitte ühtegi inimest radioaktiivsuse tõttu. Et hukkunud, kes seal olid ikkagi tsunami tõttu, mitte radioaktiivsuse tõttu. Ja see ongi see, et meil on nüüd tehnoloogia, mis on praeguseks üle 60 aasta vana ja on ainult üks tõesti halvasti läinud katastroof ja selle tõttu me siis nüüd ei julge absoluutselt kasutada seda tehnoloogiat. Tõenäoliselt on tuuleenergial rohkem hukkunud kui tuumaenergial, lihtsalt juba selle tõttu, et kui palju inimesi on tuulikute pealt alla kukkunud surnuks, aga seda numbrit ma peast ei tea. Kuidagi on selles suhtes, et valitsus peaks koordineerima, et kogu tegevus oleks kontrollitav ja arukas, aga kuidagi on läinud arulagedaks, et eks siin ärimehed ka ajavad oma rida ja igaüks tahab neid tuulikud püsti panna.
kas siis firma nii paneb isegi endale koju tuuliku püsti, mis ei ole ka paha? Ei, no selles mõttes tuulikute puhul on ülimalt kriitilise tähtsusega 2 asja, et suurus ja nagu otstarve või eesmärk, et tuleb aru saada, et kui me räägime sellistest tuulikutest, mis on 20 meetrit, 30 meetrit, 40 meetrit kõrged ja nad on lokaalsed ja nad toodavad sulle, sinule endale väiksele firmale, siis sellisel tuulikul ei ole üldsegi nii hullu efekti, selline tuulik ei ole paha, las ta toodab sulle, see ei tekita mingit jõhkrat infraheli, mis sulle hakkab, ma ei tea, ajudele või ja teine asi, kui sa seda energiat kogu aeg võrku ei müü ja sa ei destabiliseeri võrku selle tuulikuga, siis see tuulik ei riku ka võrku. Aga näiteks praegu toimuvad süsteemid sedasi, et põlevkivijaamasid ja soojuselektrijaamasid lülitatakse välja seetõttu, et tuulikud töötavad või tuulikud ei tööta. Aga nende jaamade kasutegurid ja efektiivsused kukuvad ka seetõttu kolinal, et nad käituvad vastavalt tuuliku tahtele. Tegelikult peaks asi olema vastupidi, et tuulikud võiks olla ainult nii palju, et nad suudaksid kompenseerida päevase elektritarbe kõikumise ja baasjaamad ja juhitavad jaamad töötaksid kogu aeg. Sedasi oleks asi palju mõistlikum ja puhtam, aga meil on risti vastupidi. Aitäh, head raadiokuulajad, kes te olite koos meiega täna siin ja aitäh sulle, doktorant, edu sulle sinu tegemistest ja artiklit ka kirjutad või? No eks ma... elektrijaamast. Ei, see ei ole minu teema otseselt. Aga kirjutad ikka võiks. Pane sinna Postimesse. No ma ei tea, kas minu artiklid üldse avaldatakse, sest ma olen viimasel ajal tuulikute teemal päris palju sõna võtnud ja peavoolumeedia väldib mind nagu tuld millegi pärast, et see on natuke imelik, et pigem otsitakse üksta kõik, kes kust maalt üles ja see läheb ja räägib sinna siis mingit absurdset, ma ei tea, põhikooli tasemel füüsikat iseendale ka 5 aastat tagasi vastu, enda artiklile 5 aastat tagant vastu, aga selleks, et nagu päriselt kutsuda mind kuskile esinema ja minuga, sa oled ju professionaal. Ja minuga pidada siis teaduslik debatt, seda ei tehta. Ja ma ei nimetaks ennast tuulikute teemal kindlasti mitte professionaaliks, ma olen lihtsalt füüsik, kes on asjaga natuke rohkem tegelenud, aga minu arust ongi see nagu väga suur probleem, kui tavaline füüsika doktorant, kes on teise eriala doktorant, on muutunud üheks Eesti kõige pädevamaks akustika, ma ei tea, infraheli uurijaks või mida iganes. See näitab, et ma ei tohiks omada mitte mingit autoriteeti antud teemal, sellepärast et probleem on nii suur ja lai, et sellega peaksid tegelema päriselt elukutselised, kõrgelt haritud spetsialistid, riik peaks tellima korralikud, põhjalikud uuringud, aga seda üldse ei tehta ja see näitab seda, et selle tase, millele selle probleemile lähenetakse, on olematu ja mina ei tohiks olla see inimene, kes peaks minema ja kuskile, ma ei tea, tuuliku planeerijaid harima, aga paraku on selline seis tekkinud ja see näitab väga suurt probleemi minu hinnangul. Veel kord, mina ei tohiks olla see inimene, kes omab praegu siin kompetentsi sellel teemal võrreldes nendega, kes selle otsuseid teevad. Aga kas sind raadiosse, nagu Kagu raadios sind kutsutakse tihti, aga kas mujal raadiosse ka kutsutakse? Ei. Ei kutsuta? Ei. Intervjuusid ei võeta? Ei. No mõtle küll, televisioonis ei näita sind abu keegi. Ei, nagu ma ütlesin, mind välditakse kui tuld. Isegi minu nime ei mainita, öeldakse, et mööda Eestit käib ringi mingi hull tont. Jah, mingi tont, kes räägib ja ma ei tea, esitab pseudoteadust ja nii edasi. Reaalsus on see, et ühtegi detaili või fakti, mida ma olen öelnud ja ma olen neid korduvalt öelnud ja need on kõigile näha tegelikult internetis ja kättesaadavad, ühtegi fakti ei ole mitte kordagi, isegi mitte rünnatud ümberlükkamisest rääkimata ja lihtsalt süüdistataksegi võib-olla seda, et ma ei ole akustika eriala tudeng või et kuna ma ei ole, nagu Jollerile meeldis öelda, et kuna ma ei ole meditsiinitudeng või meditsiini eriala spetsialist, siis ma ei tohiks üldse meditsiiniliselt teemadel sõna võtta. Aga paraku kui ma näen elektromikroskoobi pilti, kus on kudede muutused ja põletikud ja paistes asjad, siis selleks ei pea olema meditsiiniekspert, et aru saada, et sellel on negatiivne mõju kehale. Ja paraku teaduslikku kirjandust ma oskan lugeda ja inglise keelest ma saan ka piisavalt aru, et aru saada mõningatest meditsiinilistest terminitest nagu haigusi nimed. Kalju,
Tamme, sa oled alati Kaguraadiosse kutsutud. Aitäh veel konsultaat, ma tean sulle aplausi. Aitäh ja kohtumisteni järgmistel siis kokkusaamistel, aga teile head raadiokuulajad, olge ikka alati kuulamas Kaguraadiot, sest Meelis on siin see mees, kes hingega seda raadiot elus hoiab, et me saame huvitavaid inimesi siin kuulata. Aitäh ja ilusat saabuvat nädalavahetust. Tänud ka minu poolt ja oli meeldiv. Toomas Pauri autorisaade. Kaguraadio.